Nii, tere hommikust. Täna räägime siis natukene strateegiast ja kui ma muidu olen käinud ettekandeid tegemas, et ma jagan ainult teadmisi, siis täna ma võtsin endale sellise raske ülesande, et ma püüan muuta selle 40 minutiga teie mõttelaadi. Kas te saate ise hinnata, kui hästi see täna siis välja tuleb? Kaks sõna minust endast. Minu igapäevatöö on aidata oma klientidele raha teenida ja teine asi on see, et ma teen hunnikus vigu nendes protsessides. Ma õpin pidevalt, ma mõtlen, kuidas kogu aeg paremini saab ja mulle meeldib mängida selle mugavustsooni piiri peal, ehk ma ei tee asju, mis kindlasti toimivad, vaid kui meil on mingid protsessid klientidega paigas, siis me lähme sinna piiri lähedale ja hakkame katsetama edasi, sest see on tegelikult tagamaks seda, et areng toimub. Palun tõstke saalist käed, kes soovivad ühte nendest kolmest või kõik, ehk siis rohkem kliente, paremaid marginaale, targemat turundusraha, ehk siis rohkem raha. Selles suhtes ma olen vähemalt õigesse kohta sattunud, enamus tahab seda. Kas kellelgi on sularaha kaasas? Palun tõstke käed. Kui ma ütleks, et me vahetame, te annate mulle 10 eurot ja ma annan teile 30 eurot vastu, kes oleks nõus seda diili tegema täna? Väga hea. Ja kui te teete selle diili minuga ära, siis mitu eurot oleks valmis minuga edaspidi vahetama? 10 veel. See 10 ära on siis, mis on järgmine summa? 100. Ehk siis tegelikult järjest rohkem. Ja sama on tegelikult teie turunduseelarvega, et kui te teate, et see teenib teile raha, miks te kurat peaksite piirama seda siis? Nagu te piirate enda raha teenimist. Ma küsin teilt, miks piiratakse turunduseelarvet täna? Kas kellelgi ettevõttes, kes julgeb tõsta käe, ütleb, et turunduseelarve meil ei ole piiratud? Ühtegi kätt. Miks seda piiratakse? Ei tea, just nimelt. Te tegelikult ei tea täpselt, kuhu teie raha läheb. Kui te teaksite täpselt, kuhu teie turundusraha läheb, te teate täpselt, palju see tagasi teenib, siis te ju ometi ei piiraks seda. Me osad oma klientidega oleme jõudnud nii kaugele, et mulle vaadati otsa, ütles Timo, et miks 3000 euri ainult Facebooki reklaami eelmine kuu läks? Miks nii vähe? Sest me teadsime, et sealt tuleb 11,8 korda käibes tagasi. See oli väga konkreetselt mõõdetav protsess. Kui te vaatate neid küsimusi, siis kas keegi oskab vastata, et ta teab täpselt oma toote või teenuse marginaalidena? Palun tõstke käed, kes teavad. 1, 2, 3, 4, väga hea, 5. Kliendi hankimise kulu ja tema üheaastast väärtust. Ma ei pannud sinna lifetime value't, sest ma ise ei oska ka seda veel täna täpselt välja arvutada, eriti kui ettevõte on noor, siis tegelikult selle kliendi tervet elu ja väärtust ei tea, aga palun tõstke käed, kes teavad kliendi hankimise kulu ja tema üheaastast väärtust. 1, Mikk teab, väga hea. Või ta valetab, pärast ma kontrollin teda, kohvipausi aeg. Palju läks eelmisel kuul, või tähendab, kas te suudate mulle 10 minutiga välja võtta selle, palju teil eelmisel kuul turundusse raha läks ja palju sealt tagasi tuli? Palun tõstke käed. 1, tubli rahvaraamat, teab, väga head tööd teete. Ja kas te tegelikult üldse teate, kes on teie ideaalne klient, kelleni te jõuda tahate? Väga hea, neid teatakse. Ma ise Laviga tükk aega mul läks aega, enne kui ma sain aru, keda ma üldse tahan ja keda ma üldse kõige paremini aidata saan. Väga hea, enamus käsi tegelikult jäi alla, aga need on väga olulised küsimused, sest sealt hakkab tegelikult ettevõtte äriloogika, sealt hakkab tegelikult pihta turundus. Väga palju teatakse, et peaks olema strateegia ja peaks kõike mõõdetama, sest teie jaoks ju ei ole üllatus, et te peaksite teadma, kuhu teie turundusraha läheb ja miks sealt tagasi ei tule. Miks te ei tee seda? Küsin. Öelge, palun. Pole aega? Veel? Ei oska. Mida ma tavaliselt kuulen, kui ma seda küsin? Meil ei saa nii täpselt mõõta. Meie ütles võimatu, meil on nii keeruline kõik. Meil ei saa üldse mõõta. Meie äri on teissugune. See on nagu põhiline, eriti kui on ettevõtte omanik ise, siis ta ütleb, et meie business on hoopis teissugune. Tegelikult business taandub alati samadele alustele. Meil läheb nii hästi, ehk kui raha peale tuleb, siis tegelikult polegi vaja mõõta. Vaatad, pangakonto tiksub, pole hullu, järelikult tehakse midagi õigesti. Headel aegadel väga okei strateegia. Ajad lähevad halvaks, minnakse uuesti tahvli ette, hakatakse mõtlema, mida paremini teha saaks. Mõõtmine võtab liiga kaua aega, ehk siis tegelikult pole konkreetseid protsesse, see on liiga keeruline ja sellest pole kasu, arvatakse.
Ma kogu aeg mõtlesin, et kas see on minu selline helesinine unistus, et kõike peabki mõõtma ja ettevõtted saavad sellest aru. Mul oli eelmine nädal väga hea kohtumine ühe jalatsi brändiga, kellel täna digit ei ole, aga neil on 5 brick and mortar poodi. Ja nad ütlesid, et nad mõõdavad 40 erinevat faktorit. Mul oli nii, et jess, mõned ettevõtted saavad aru ka, kes on tegelikult offline'is, kui oluline mõõtmine on. Nad jälgivad trafficult, palju sealt poe uksest sisse tuleb, kuidas see traffic ringi liigub, mitu korda jalatsid pannakse jalga, mis on keskmine ostukorvi suurus ja nad teavad ka oma SMS-ide ja turunduskampaaniate konkreetselt tulemuskassa tšekkidel. Et kogu aeg mõtled, kuidas seda paremaks teha. Ja pole ime, et siis üle Baltikumi 7 poodi, 6 neist on kasumis. Ja nüüd me lähme digisse, nii et nende juba suhtumine on see, mis hakkab ülevalt peale, et kõike tegelikult saab mõõta. Ja tegelikult, miks siis te tihti ei mõõda? Need on mu enda hirmud ka olnud. Ei julge, sellepärast, et turundusjuhina või ettevõtte juhina tuleb välja, et sa oled halba tööd teinud. Sa oled olnud kasutu lausa või ebaefektiivne. Lavi puhul samamoodi, me oleme teinud kampaaniaid, kus ma olen kliendilt võtnud rohkem raha teenusena, kui ma olen talle suutnud tagasi teenida. Jube masendav ja halb päev on see alati. Te ei oska mõõta, ehk siis täna jääb puhtalt teadmiste taha. Teil tekivad küsimused, kui te mõõdate need numbrid ära ja te ei tea tegelikult, mis edasi teha. Tekibki selline tunne, et kurat, ma olen loll. Fuck. Tegelikult see on alati märk sellest, et kui on kaos, siis sealt saab sündida areng. Ja sama mõõtmise tulemused, kui te need kätte saate ja need mõõdikud külge panete, ei pruugi teie praegusesse maailmapilti. See, kuidas te asju näete, see, kuidas te arvate, et on õige, need ei sobi sinna. Ja sealt tekib kaos, teadmatus ja loomulikult see on hirmutav, et kes on vahetanud töökohti või kes on alustanud ettevõtlusega, teab väga palju, kui palju neid faktoreid on, mida me tegelikult ette ei tea. Ja see tegelikult väga-väga tõesti hirmutab. Ehk siis teist täna peaks turundusinimestest ja ettevõtjatest, no ettevõtjad on vähem loovinimesed, peaks saama tegelikult investor, kelle ülesanne on kogu aeg aru saada, kuhu see raha läheb ja palju sealt tagasi tuleb, et kogu aeg oma seda investeeringu tasuvust tegelikult tõsta. Ja eduka turundusstrateegia aluseks on definitsioon. Ise jalutasin politseipargis ja mõtlesin, mis asi üldse turundus kui selline on. Ja jõudsin selleni, et turundus on toote või teenuse väärtuse viimine inimesteni. Ehk siis see eeldab, et sul on toode või teenus olemas, see eeldab, et sul on reaalselt mingi väärtus, mida tarbijaskond tahab ja see on vaja võimalikult efektiivselt nii toode kui teenus ja ka kommunikatsioon inimesteni viia. Ja raha pangakontol on tegelikult skoor selle eest, kui hästi te seda mängu mängite. Siis kui see pangakonto on miinuses, siis te teete oma tööd tegelikult kehvasti. Selles ei ole süüdi turg, see on alati peeglisse vaatamise koht. Teie süsteemid on kehvad, toode on kehv. Kui müügis öeldakse teile ei, siis ei tähenda, et osta ei tahetakse või turg seda ei vaja. Pigem nad ei saa aru, mida te täpselt pakute. Ja üks müügikanal teadlikkusest rahani on see, et need komponendid. Sul on reklaamikanal. Reklaamikanali inimene klikib, jõuab näiteks mõnele maandumislehele, see võib vabalt olla veebileht, e-pood, mis iganes, mingi keskkond, müügikeskkond, mida sina omad. Seal on väärtust loov pakkumine, sealt esitatakse sulle päring, sa saadad pakkumise ja siis sa close'id selle. Ehk siis tegelikult pikk ahel, mille iga vahelist osa sa saad optimeerida, paremaks teha. Et tihti ma näen, et inimesed ja ka ettevõtted, eriti teenusäris, tahavad saada rohkem päringuid. Tegelikult on väga-väga suur hulk raha peidus sellest, milline on see pakkumine, mida saadetakse ja seal tõsta seda close imise protsenti. See on oluliselt lihtsam töö, kui saada rohkem päringuid endale ettevõttesse sisse. Ja kahju küll, ma pean täna teile ütlema, et sellist hõbekuuli ja ühest vastust ei ole. Ehk siis kõik taandubki sellele, et sa optimeerid oma tervet ahelat väikeste protsentide kaupa. 5% siit paremaks, 5% sealt, 3 sealt ja lõpuks sul ongi aastane kasv ja pidev süsteemide areng tagatud. Kriitilised numbrid, mida ma ise klientidele ja endale on vaja selgeks teha, on see, et on toodete ja teenuste täpne netomarginal. Ehk siis milline osa käibest muutub kasumiks. Täpselt enda ja töötajate ajakulu tegevusele.
korra küsin Rahvaraamatu turunduses, kas te mõõdate ka seda, kaua kulub ühe postituse koostamiseks, blogi sissekande tegemiseks, kas selline nii-öelda ajafaktor on seal ka küljes? Just. Palju teist igapäevaselt mõõdate enda tööaega, ükstaskõik, mida te töö ajal teete, palun tõstke käsi. Väga hea, iga kord on saalis järjest rohkem kätt, ma arvan, praegu oli selline 1/4. Kohe annan ühe tööriista ka, ühe tööriista soovituse. Kes teavad täpselt oma turunduskanalite tulu-kulu suhteid, ehk siis palju tuleb tulu, palju läheb kulu kanalite lõikes stiilis Facebooki postitused, Facebooki bännerid, Delfi reklaam. Palun tõstke käed, kes teavad täpselt kanalite lõikes. Rahvaraamat on jälle head tööd teinud. 2. Aga enamus käsi jääb alla, et tegelikult jällegi kohe varsti annan sinna praktilisi juhisi, mida te tegelikult tegema peaksite. Sest kui te teate seda nii-öelda iga kanali tulu-kulu suhet eraldi, siis te teate, millised kanalid ei too raha, te võite neid kinni panna. Me läksime ühte klienti sisse, me vaatasime, et Delfi bänneritesse läks 300 eurot sisse, mitte midagi tagasi ei tulnud. Panime lihtsalt selle kanali kinni ja aastas hoidsime kokku 3600 eurot. Kõige lihtsam raha üldse. Nagu üks lihtne Exceli tabel, mitte midagi keerulist, iga kuu täidate. Müügi conversion rate, e-poes väga lihtne mõõta, päringute puhul samamoodi, mõõdad palju päringuid välja on läinud ja palju sa nendest lukku saad või palju pakkumisi välja on läinud. Ja keskmise tellimuse suurus, jällegi number, mida sa pead teadma, sest kui sa seda tead, siis sa saad õhtul hakata mõtlema, kuidas ma seda tegelikult tõsta saaksin. Ja kõik need numbrid, kui sa neid tead, viivad sind mingite küsimusteni, mis sunnivad sind arenema, mis ongi sellised, et sa ei teagi neile kohe puusalt vastust. See vastus võib-olla tuleb nagu 3-4 kuu pärast, aga kui sa isegi ei oska täna kohta, kus kohast neid asju otsida, siis ma olen jumala kindel, et sul ei tule mingeid häid küsimusi, mis aitaksid ettevõtte ja turunduse arengule kaasa. Praktilised soovitused selle jaoks. Toggle.com, kes on kuulnud? Kes kasutab? Käed kukkusid ära. Mõned jäid. Veebipõhine ajamõõtmissüsteem. Nagu kui te siit konverentsilt midagi muud kaasa ei võta, siis võtke endale see kasutusele. See on täiesti tasuta kuni 5 inimesega ja ma olen ise seda üle 3,5 aastat kasutanud. Ja ma täna ei kujuta ette, kuidas ma saaksin ilma selleta üldse aru, mis mu ettevõttes toimub. Ehk siis ükstaskõik, mis tegevust ma tegema hakkan, mis on arvekõlbulik või nii-öelda ettevõtet arendav, siis ma panen selle kella käima. Kui tegevus lõpetad, paned kinni ja lõpuks sul on nagu arusaam, palju sul aega kulub pakkumiste tegemisele. Ma nägin ise, et mul kulub mingi 1,5 tundi. Palju, et kui mul pakkumiste maht kasvab, siis on järelikult mu süsteem liiga kehv. Tegin süsteemi ümber, lõin vastavalt teenusepõhisele pakkumiste põhjad ja pakkumiste aeg kukkus mingi 35-40 minuti kanti. Ja ühe teenuse pakkumine on nii hea, et teenuse hind on umbes 4500 eurot ja selle pakkumise ma olen võimeline välja saatma 17 minutiga. Kui ma ei oleks teadnud, kui ma poleks mõõtnud, siis ma poleks kunagi teada saanud, et mul läheb liiga palju aega. Sama oli kohtumistele, et mul kulus linna peal sõitmiseks juba palju aega ja siis ma üle hetkel ütlesin kõik kliendid, kes tahavad Laviilt töölt saada, hakkavad Lavii kontoris käima. Hoidsin terve hunniku aega kokku. Ja kui ma selle Toggle'i esimesel päeval kasutusele võtsin, siis mu efektiivset tööaeg oli mingi tund 30, 12-tunnise päeva jooksul. Ülejäänud kuluski Facebooki kerimisele, enne kui ma võtan mingi raske töö ette, tuli kindlasti lugeda mõned blogipostid, mis on kindlasti mulle hästi vajalikud. Eks ma sain aru, et niimoodi ei saa ja ma tõstsin oma ja nii-öelda partneri efektiivsust 100 töötundi per aasta, mis tähendab teenusäris 1 kuud. Ja sama, et kui te saate ja teie töötajad peaksid täpselt samamoodi seda kasutama, sest siis te saate aru, et te ei saa töötajalt kätte 160 töötundi. Saate 100 efektiivset töötundi ja selle te saate juba oma ärisse, oma hindadesse sisse arvutada, sest kui sa mõtled, et kurat, mul on töötada, peaks tegema 160 töötundi, ühe töötunni hind on 35 euri ja nagu kuu lõpus ikka raha arvel ei ole. Siis sa saadki aru, et sa ei saa sealt tegelikult 160. Me saime disaineritelt, progrejatelt, kõikidelt 100 töötundi ja ma saan endalt ka 100. Väga harva, kui ma saan tegelikult rohkem. Ehk siis mõõtke oma aega, mõõtke igat aega, mis läheb, ma ei tea, blogipostituse kirjutamisele, bännerite tegemisele ja andke endale 2 nädalat harjumiseks. See on alguses hästi ebamugav, et jälle ma pean kella käima panema. Mõned mu töötajad ütlesid, et see tekitab mu stressi. Ma ütlesin, et mul ka töö üldse tekitab stressi. Ärge laske selle pärast heidutada ennast. Teine soovitus, mis on, kes on kuulnud sellisest sarjast nagu The Profit?
vau, ma arvasin, et siit ei ole ühtegi kätt. Ülihea nii-öelda Ameerika sari, kus härra Markus läheb ettevõtetesse ja hakkab tuunima 3 asja: people, processes ja product. Ehk siis 3 alustala, millele üks ettevõte ehitatud on. Ja iga osa on uus ettevõte. Ehk siis kui te tahate aru saada, kuidas toimub marginaal, kuidas mingid tööstusettevõtted toimivad, siis see on nagu reality show. Ma olen lihtsalt täiesti ise nii excited, et kui mul on vähegi vaba aeg õhtul, siis ma kasutan seda, et sama ma ühendan meelelahutuse õppimisega. Et kindlasti vaadake kas või, ma ei tea, esimesed 5 osa ja ma olen jumala kindel, et teile väga meeldib. Väga hea võimalus arenemiseks, et ma olen ise tänaseks teinud vast nii palju erinevaid märkmeid sealt. Et mõned asjad on sellised basic'ud, mõned asjad tuletavad meelde enda ämbreid, siis tuleb meelde ka see kulu, mis sinna ämbri saamiseks läks, et selline tore äratundmisrõõm. Tulu-kulu tabel, täpselt nagu ma ütlesin, te peaksite teadma täpselt, palju teil igas kanalis tuleb tulu ja palju teil sinna kanalisse läheb kulu. Kulu on siis konkreetselt klikkidele minev raha, pluss siis see nii-öelda aeg on ju, mis töötajal läheb korda töötaja töötund siis. Ja Exceli tabel, kuude kaupa, väga lihtne, seal ei ole midagi keerulist ja siis sa näed, millised kanalid sul töötavad ja millised mitte. Ehk siis täna, kui te siit konverentsilt ära lähete, täna te tõenäoliselt ei viitsi seda teha, homme esimese asjana, kui te avate Facebooki, Mailboxi, avage Google Analytics ja proovige seda tabelit tegema hakata. Kas täna ettevõttel üldse need mõõdikud on olemas, et seda teha? Ja kui ei ole, siis pange need mõõdikud paika, et edaspidi see sünniks. Sest see on aidanud veel kasvatada ühte Eesti suurimat e-poodi tempoga 50–100% aastas. Tänu sellele, et me lõime üldse korra majja, et me nägime, kus kohast raha tuleb ja kust teda ei tule. Väga lihtne. Mingit müstilist, midagi keerulist ei ole. Sama Google Analytics pluss Goalid ja e-commerce, kellel on Google Analytics küljes, veebil ja perfektselt seadistatud. Perfektselt selles suhtes, et saate seda täpselt mõõta. Palun tõstke käed. Ülejäänud, kellel ei ole, kas ei ole veebilehte või tuleks see siis tegelikult külge panna. Ja kogu aeg siis küsige, miks, kuidas, kuidas. Sama, et ma karjusin mingi hetk Laviis ka, meil oli müük, oli täiesti üleval, tiim ei suutnud raha läbi lasta. Ma lihtsalt karjusin patte, et nagu kus kurat meie raha on, miks see ettevõte ei tööta nii, nagu ta peaks. Ja siis ma hakkasingi tegelikult küsima, et stiilis kasumit ei ole, miks? Tulud on väiksemad kui kulud, miks? Ja võt see list oli juba hästi pikk, millega sai tööle hakata. Ja siis sa küsid sinna juurde, et kuidas seda olukorda parandada. Ja tegelikult sama, et nagu ma ütlesin, et tihti minnakse selle tagasi tahvli juurde ja ärimudeli juurde siis, kui nii-öelda ajad on halvad. Tegelikult peaks headel aegadel seal tahvli juures täpselt samamoodi käima, et kogu aeg oma süsteeme paremaks teha. Lihtsalt headel aegadel tundub, et reisida on palju parem, kui seal tahvli juures olla. Küsin teilt, et mis te arvate, kas võidavad turul need, kes mõõdavad või need, kes seda ei tee? Palun tõstke käed, kes arvavad, et turu võidavad need, kes seda mõõdavad kõiki oma tegevusi. Jah, sest kui te teate, siis te saate seda võimendada. Kui te teate, et mingi reklaamikanal toimib täpselt nagu ma enne tõin näite, et miks läks ainult 3000 eurot Facebooki, kui siin oleks võimalik äkki panna 6000 ja samasuguse nii-öelda tulukulu suhtega seda raha sealt kätte saada. Kui te ei tea, siis te ei saa selle pealt kasvada. Ja mis te arvate, kas valusamad ja nii-öelda õigemad küsimused saavad endale need, kes tõele näkku vaatavad või kes seda eiravad? Ma tean, et jube raske on endale tunnistada, et vaatad peeglisse, et Timo, tegelikult sa ei tea turundust ikka mitte midagi veel. Sul on vaja õppida, sul on vaja lugeda psühholoogiat, sa pead aru saama veel rohkem ärist, veel rohkem marginalidest, veel rohkem numbritest. Sellel hetkel on see hästi valus, aga see on täpselt arengu eeldus. Ehk siis Laviis ma olen ka täheldanud seda, et kõik meie arenguhüpped on tulnud siis, kui meil on mingi jama majas. Mingi projekt on pekki läinud, rahavood on väga kehvad, see on alati loonud nii-öelda arenguks. Väga hea platvormi hüpped, mille pealt me oleme alati kasvanud. Et teil täpselt samamoodi. Ja mõttelaad ongi see, et tegelikult järgmine level ettevõttes, süsteemides ja kasumis saab toimuda siis, kui te olete ise tegelikult valmis arenema ja muutuma ja tulete oma mugavustsoonist välja. Kui te vaatate seda The Profitit, siis 30. osaks on teil selge üks muster. Ettevõtted ei arene sellepärast, et inimesed ei ole valmis ise arenema. Ja sama on tegelikult ka turunduses ja teie ettevõtetes. Kui inimesed on valmis minema sealt mugavustsoonist välja, katsetama uusi asju, siis arenguks on kõik eeldused ja ma ei näe mingit põhjust, miks te ei peaks turgu nii-öelda ära võtma. Aga täna meil on
emaili turunduse seminar ja siis ma mõtlesin, et ma toon ühe näite meie enda Lavi puhul, kus ma saan kõik numbrid avalikult teie ette tuua. Email kui müügikanal, reaalne case study. Meil on siis selline müügimudel, kus me anname välja e-raamatut, vahetame selle e-raamatu emaili vastu, emailiga suhtleme edasi ja sealt emailis, kui meil see suhtlus on piisavalt hea, küsime sealt müüki. E-raamatu kirjutamine läks meil umbes 100 tundi, Togliga aeg mõõdetud, võib-olla oli 97, võib-olla sinna mingid sissekanded ei jõudnud. E-raamatu disainiks 55 tundi, e-raamatu landing page 15 tundi, kasutasin sellist tööriista nagu ClickFunnels, ülihea, kes koodi ei tunne, saate sellega ise hakkama, lihtsalt maandumislehed, opt-in lehed saate sellega väga hästi loodud. Sama, et kui ma armastan The Profitit, siis ma armastan seda ClickFunnelsit ka, see on mu igapäevane endal tööriist. Ja uudiskirjade kirjutamiseks läks 79 tundi. Uudiskirjad näevad, palun tõstke käsi, kes Lavi neid uudiskirju kunagi saanud on. Iga kolmapäev ilmus, päris palju käsi, lahe. Iga kolmapäev siis ma kirjutasin puhtalt sisule orienteeritud kirja, kus ma rääkisin mingist teemast, püüdsin anda enda teadmised edasi. Puhtalt sisu, 0 reklaami. Ja tänaseks on see 34 kirja on mahult 70 lehte pikk. Keegi oleks mulle öelnud, et Timo, kirjuta kõige muu kõrvalt 70 lehte teksti, ehk siis nagu peaaegu juba pool raamatut, siis ma oleks ta pikalt kukele saatnud, sest ma ei jõua, oleks talle öelnud. Mis aga oli see, et ma ütlesin, tegin esimese kirja valmis ja ütlesin, nii, iga kolmapäev hakkate saama seda kirja. Millal ma neid kirju kirjutasin? Ilmselgelt olid need teisipäeva öösed või kolmapäeva hommiku kell 5, aga need kirjad 34 nädalat järjest valmis said ja ma ei failinud mitte ühtegi korda. Ühe kirja ma kirjutasin valmis, Marko istus veel, Marko Saua, kes järgmisena esineb, istus minu kõrval ja nägi ise, kuidas ma seda ühel konverentsil välja kirjutasin. See kiri jõudiski välja lõunaaeg, et see ei jõudnud isegi hommikul, sest hommikul ma tegin slaide. Kokku ühesõnaga kogu selle mudeli ehitamiseks läks 249 tundi ja kui ma arvutan selle umbes 50 tunni hinnaga, Lavi enda tunni hind kõrgem, teenusepartneritelt, kellelt me osa asju sisse ostsime, disain odavam, aga keskmine selline 50 eurot. Kokku kulu 12 450 eurot, kui ma oleks selle ostnud ka puhtalt nagu sisse. Selle hinnaga saab need asjad täna ilusti kätte. Ja Facebooki klikkidele, et need inimesed sinna maandumislehele tuua, läks meil umbes 900 eurot. Nii. Kulu teada, vaatame tulu. Tegin 2 koolitust, teenisin sealt käibena 8000 eurot, saalid olid täis. Veebileht ja konsuldidiile tuli umbes sealt 40 000 euro eest, ehk siis tulu-kulu suhe sellest mudelist on 3,59 korda. Kui ma nüüd teen enda ettevõtte marginale, siis ma saan arvutada, kas see tegevus on minu jaoks kasumlik või mitte. Hea uudis on see, et need 4000 inimest, kes on niimoodi kokku sinna listi aetud, on seal endiselt olemas. Nendega saab endiselt suhelda ja sealt saab endiselt teenida väga hästi tulu, piisab vaid kirjade väljasaatmisest. Ja sama, kuna mul on see 34-kirjane mudel olemas, eks ma saan inimese sinna otsast sisse tuua ja 34 nädalat järjest, niimoodi, et ma võin istuda rahulikult jalga kõigutada, mul on automaatne müügimees, kes teeb 238 päeva minu eest tööd. Siis ma saan konkreetselt kõnesid, kus öeldakse, et tere, ma sain teie 17. kirja. Nüüd ma olen valmis teiega ühendust võtma. Kui te loodate, et esimese kirjaga see müük kohe ära tuleb, see on sama, et nagu minna klubisse ja kutsuda kohe neiu kaasa. Enne on vaja ikka natuke juttu rääkida, enne on vaja luua väärtust, usaldust, ehk siis mõelge ka enda emaili turunduses, kas teete ainult müügipakkumisi või ehitate üles seda usaldust. Sest iga müügi eeldus on ju tegelikult see, et on olemas usaldus. Ja see mudel ei ole mul kasutuses. Miks? Julgelt. Vastuseid saalist. Palun. Liiga palju müüki tuleb. Ma ei jõua ära teenindada. Mis küsimuseni see mind edasi viib? Kuidas skeelida? Just. Jah. Ja see viis mind turgu muutva hüpoteesini. See on täna hüpotees. Ma ei tea, kas see toimib, seda ole näha. Võib-olla aasta pärast, kui Mikk mind uuesti kutsub, siis ma saan rääkida, kas ma karjusin jälle 8 kuud patti ja mõtlesin, kus raha on, või see kuidagi aitas mind paremaks saada. Aga sama, enne kui ei ole tegusid, enne ma sellest ka ei räägi. Pigem on see loogika on see, et kui sa kogu aeg küsid, kuidas paremaks saada, see viib sind järgmise leveline, mis aitab sul edasi asju mõelda. Ja kõrvalnähuna meie enda teenuse marginaal,
kuna me küsisime piisavalt küsimusi, kasvas 21,8%-lt 50+%-ni. Ehk siis täna käibest üle poole muutub kasumiks. Siis me mõtestasime enda jaoks, kes on meie ideaalne klient, kuidas me oma töökorraldust teeme, mis kanaleid me peaksime kasutama. Ja sama, loomulikult, kui meil on palju päringuid, siis me saame ka tegelikult, siis meil on julgust tõsta ka hinda. Ilmselgelt sellele hinnatõusule peab käima väärtuse tõus kaasas, et kui klient tunneb, et ma skeemitan ta ära, et ütleb jah mulle, aga ma talle väärtust tagasi ei too, siis on nagu see asi ei tööta mitte kunagi, et esimest stiili on hästi lihtne ka nii-öelda kätte saada. Tegelikult on nagu küsimus sellest, kas sa saad nagu sealt korduvostu kätte või mitte. See on hästi oluline, et väärtus peab alati kaasas käima, et see ei ole see, et mul on nüüd üks kaaval taktika, tõstsin hinda ja saan nagu plekki rohkem kätte. See ei ole eesmärk. Ja strateegiline areng saabki toimuda nii, kui teil on ettevõttes igal etapil mõõdikud küljes, te viitsite neid mõõdikuid analüüsida. Mul oli sama Eesti üks suurem riide- ja rõivatootja, kellel on ka brick and mortar ja ka veeb. Neilt ma kunagi ka küsisin tuttava kaudu, et kas te mõõdate, palju teil traffic'ut poodi sisse tuleb, nii-öelda füüsilisse poodi, mida nendega tehakse. Seal meil on kõik data olemas, mitte keegi ei tegele sellega. Ja siis teistpidi ongi äge kuulda, kuidas on nii-öelda see sama Jalatsi bränd, kel kogu aeg igakuiselt on 40 mõõdikut, mida jälgitakse, mida nii-öelda mõõdetakse ja küsitakse, kuidas me saame neid asju paremaks teha. 3. punkt, võtke vastutus. See, kui kliendid ei osta, see on teie viga. Kõik. Küsige raskeid küsimusi. Lihtsad küsimused ei aita tegelikult väga areneda. Ja õigetest vastustest tegelikult on olulisemad õiged küsimused. Sama nii-öelda mõtteharjutus on see, kui te peaksite täna teenima 10 korda rohkem kasumit, mida teha? Kui te lähete koju, mängige selle mõttega, tunnete, kuidas juba hakkab ebamugav, et täna teenin nagu 10 tonni kuus kasumit. Kuidas see 500 000-le juba hakkab nii, et mõte lükkab välja ennast. Aga mõtteharjutusena ülihea. Õppige, kui te saate aru, mida te ei oska, lugege, harige, saage kogu aeg paremaks. Sama, nendest õppimisest ei ole kasu, kui te neid asja ellu ei vii, siis julgus jällegi eksida ja siis uuesti tahvli ette. Uuele ringile. Aitäh kaasa mõtlemast! Mina alustasin hiljem, nemad lõpetavad varem. See jätab rohkem ruumi küsimustele. Nii, teie kord küsida. Mis programmiga sa selle meilikampaania üles seadsid? GetResponse. GetResponse. Sa võid kasutada ka MailChimpi, aga see seal on 2000 kontakti oli tasuta. MailChimpil oli see, et vähemalt kunagi, kui ma seda valikut tegin ja võib-olla on ka praegu on see, et seal oli topeltkinnitus. Ehk siis kui inimene teeb opt-in'is, ta pidi veel korra nagu meilis kinnitama nii-öelda. Et jälle peaks testima, kas see on halb, võib-olla ta nagu valideerib kuidagi seda kontakti tegelikult paremini, et see, kes ei viitsi sulle teha nagu topeltkinnitust, võib-olla ta nagu ei ole kunagi sult valmis ka ostma. Aga minu põhimõte on see, et kasutajal peaks asi võimalikult lihtne olema, seega ma võtsin selle GetResponse'i. Veel küsimusi? Sul on äkki? Ma küsiks veel selle kohta, selle ClickFunnelsi kohta ka, et see GetResponse ise neid landing page ei tekita, et siis sa teed need ise eraldi juurde. Tekitab, aga meil on mingi iidama vana projekt või tähendab, kui GetResponse arenes, siis me jäime mingile vanale paketile, kus meil seda juures ei ole, aga mu aastane kuutasu on umbes 6 korda väiksem, kui me sellele üle liiguks. Et ma ei tea, kui heaks nad selle landingute süsteemi, seal on olemas landingud ja ka pop-upid, mida saad veebilehele panna, kui keegi lahkuma hakkab, et seda pop-upi kuvada, aga ma ei tea, kui hea see süsteem on. ClickFunnels on konkreetselt ikkagi mõeldud selle jaoks, et see tööriist teda GetResponse'iga ühildab ülilihtsalt, et selles osas on nagu väga hea. Ja see on 97 daala kuus ja sellest on küll ja veel. Küsige veel. Praegu on see küsimise aeg. Sest ma olen kohvipausi, olen veel teiega ja siis ma lähen kohe edasi. Kõik jäid mõttesse, hakkasid raskid küsimusi küsima. Võib-olla küsiks ise su käest midagi keerulist. Küsi jah, keerulist. Ma võib-olla siis mõtlen, ma ei oska vastata ja väga lihtne. Endale vastikuks ei muutu või? On küll jah vahel. Käid ja targutad ja siis lähed enda ettevõttesse ja samamoodi vaata. Ei mõtle seda, et sa
sa oled nii noor mees, et sa alati õpid, eks ole. Me siin vanemad alati ei õpi iseenda vigadest. et kas selles kohas kõik on laabub või et on sul mingisugune soovitus meile vanematele anda, et kes iga kord oma vigadest ei õpi, et taovad ikka ja sama noored rauda. tulevadki ja me võtamegi teie järjera. Et mõõdavad ja midagi nagu ei muuda. No tegelikult vaata esimene muutus, mis peabki tegema, on see, et sa pead aru saama, et sa peadki kogu aeg õppima. Et enam ei ole seda aega, et paned jalad seinale, et ma olen ühe korra mingid asjad selgeks teinud. Samas on need müügimudelid ühe korra üles sead, ka konkurendid tulevad, hakkavad kopeerima. See, et täna mingi müügikanal sul töötab, ei tähenda, et see homme töötab, siis klikk-hind on võib-olla lihtsalt 2 korda kallimaks läinud ja ta rikub kogu kanali ära. Et loota, et ma panen midagi üles ja see on nagu igavene, see on vale. See lihtsalt kipub muutuma. Kui tihti sinu hinnangul on otstarbekas oma asju nagu üle vaadata? Iga päev ei jõua? Iga päev ei jõua, kord kuus. Ja sama aru saada, millised need olulised mõõdikud on. Et seda ei ole vaja, et iga päev hommikul lähed logid Google Analytics sisse, hakkad igat seda tääbi kikkima, vaatama, mis see numbrid seal taga on. Sa pead aru saama, mis on need kõige olulisemad mõõdikud on. Nendes e-poodides me jälgisime iga nädalaselt, ideaalis igapäevaselt, aga Eesti mahud on niivõrd väiksed, need omanikud ise ei jõua jälgida ja kui nad teenust sisse ostaks, siis tegelikult see ei ole nagu kasumlik tegevus. Et kui ma iga päev neid jälgin, siis sealt ma ei suuda optimeerida tegelikult seda kanalit nii palju, et see mu teenuse raha nagu kordades tagasi teeniks. Ehk siis pigem on kasumlik mitte neid jälgida ja võtta nagu nädala ja kuupõhiselt. Ehk siis, et teenuse hind ei ületaks kasumit. Jah, see sama, et kui te tegelikult ostate ise sisse teenust ja te jälgite tulukulu suhteid, siis agentuuri tasu on vaja panna sinna kulureale. Ehk see agentuur, mitte see, et kanal nagu on plussis, kui sa lihtsalt sinna agentuuri kulus vaatad, oi tamid, tegelikult ma toodan miinust, siis tegelikult peab ettevõtte tootma nagu kasumit. Ja veebireklaamis kui sellises mul on nagu põhimõte. Kõik kanalid peavad olema kasumlikud või vähemalt nullis. See võimaldab teha teil lõpmatult tegelikult reklaami ja bränding on puhas boonus. Et ma olen hästi palju kuulnud, et meil on veits alla selle nulli piiri, aga eks me saame brändingust ikka selle väärtuse kätte. Ja tegelikult see, et raha jääb ju kogu aeg siis natuke väiksemaks. Et tegelikult peaks kanalid olema kõik plussis ja bränding on puhas boonus ja neid asju on võimalik nii ajada. Ja seda me oleme ka täheldanud, et isegi kui bännerid on üleval, siis brändingust tuleb boonust. Ainuke asi, kuidas mina seda täna mõõta oskan, on see, kui ma vaatan Google Analyticsist, kuidas direkt käive tekib. Ehk siis, kui keegi paneb otse Lavi.ee, see on siis direkt tulnud, et ta teab seda brändi. See on ainukene nagu näite, mida mina täna oskan brändinduses öelda mõõta. Et me ei tegele suurte ettevõtetega stiilis SEB, kellel on mingit offline ja online ja kõik segamini. Neid ma ei oska täna mõõta ja ma ei ole sinna sõtta ka läinud, et seda endale selgeks teha. Jälle pikk ja ammendav vastus. Nii, siin on üks küsimus jälle ees. Kas kellegi veel äkki küsimusi? Nüüd intrigeeriks lihtsalt. Ma viimase küsimuse küsin. Mis on, ütle 3 olulist mõõdikut? Kanalite tulukulu suhe, netomarginaal, ja rohkem polegi. Millest sa pead pihta hakkama. Ja ülejäänud toetavad neid siis lihtsalt? Ülejäänud on pigem ongi see, et loomulikult nagu uudiskirjade avamise protsent ja klikkimise protsent, need on järgmise leveli mõõdikud, natuke pehmemad, sellepärast et need aitavad sul võimalust seda müügiahela vahelist ala optimeerida, et paremaks saada. Aga kõigepealt on vaja sul suur pilt ette saada üldse enda tulukulu suhe ja keskmise tellimuse suurus ka tegelikult oluline mõõdik. Sest see paneb nagu küsima, et kui sul on see täna 3000, kuidas saada see 4000 peale näiteks. Kas sa teedki siis mingit lisamüüki, tõstad sa hinda, lood sa mingit lisaväärtust, et see on ka nagu oluline mõõdik, mis annab sulle nagu häid küsimusi, mis ettevõtted tegelikult lõpuks edasi viia võiks. Seal oli üks küsimus. Kust sa ise õpid? Sa mainisid siin ühte sarja seda The Profit. Kust sa veel õpid? No mingi nii kõrge hunnik maast raamatuid, mida ma tellin Amazonist. Nii inglis kui eestikeelset 3 väga olulist raamatut psühholoogiast, mis aitavad nii ettevõtjana, turundajana, üleüldse inimeste mõistmises kaasa. Alustada sellisest raamatust nagu mõjustamise psühholoogia, Robert Cialdini oma eesti keeles olemas. Pärast minge kõik rahvaraamatusse päriselt tellige. Ma olen seda soovitust viimase nädala jooksul 2 korda andnud. Jah. No võt.
-15 Mailbow. Et ma just hommiku siia sõites Tallinn-Tartu peal kuulasin podcasti Timothy Ferrise ja Seth Godiniga ja Godin ütles ka, et nagu ma ostan peaaegu iga raamatu, kus mul on lootus saada 1-2 head ideed, sest see maksabki, ma ei tea, 15 või 20 eurot. Kõige parem nagu ideede varastamise koht üldse, raamatud. Ma olen ise nagu tõeline fänn. Ehk siis esimene Robert Cialdini, mõjustamise psühholoogia, teine Dan Ariely, irratsionaalne mõtlemine vist oli, mitte irratsionaalne inimene. Üks nendest, kas irratsionaalne mõtlemine või inimene, Dan Ariely, eesti keeles ka täiesti olemas. Ja kolmas on Kahnemani Thinking Fast and Slow. Vist tuli ka uuesti müügile äkki, sest oli vahepeal otsa saanud. Inglise keeles väga keeruline lugemine, ma kunagi rongis lugesin 3 lehti, see on tõnks tööpäeva lõpus, tõnks lihtsalt, nii keeruline, ta on esiteks inglise keeles üsna keeruliselt kirjutatud ja sama need sa pead nagu mõttega kaasas käima. Ehk siis kui nii-öelda Cialdini ütleb sulle, mis töötab, saad aimu, sa elad sinna sisse, siis lõpuks Kahneman seletab, miks toimub ja see on nagu ülimalt põnev. Jälgin mingid blogisid, püüan väga palju asju praktikasse panna ja siis äripoolt loen samamoodi juurde. Et selline kogu aeg on mul raamat ikkagi öökapi peal olemas. Vahepeal kippus see nii-öelda seisma ja kuna ettevõttega oli nii palju tegemist, aga samas nii-öelda, kui te õhtul võtate eesmärgi lugeda kas või 15-20 minutit, see annab hunniku motivatsiooni, hunniku uusi mõtteid, et tihti ei ole raamatus see, mis ma saan need teadmised, vaid see, et mul taustal toimub tegelikult mingi mõtlemine kogu aeg. Ja siis ma saan, kurat, seda võiks Lavis teha, seda võiks selle kliendiga nagu proovida ja katsetada. Et see on pigem see. Ja audiobookid samamoodi ja podcastid. Et Timothy Ferrisel on, ma ei tea, mitu 100 podcasti, mida ma kuulan, kui ma sõidan autoga. Ja siuke koht on veel olemas nagu Derek Shivers, see peaks shivers.org olema ja seal on umbes 200 raamatut, millest on teinud kokkuvõtte. Eks ma nüüd ei osta tükk aega ühtegi raamatut, vaid ma hakkan neid kokkuvõtteid lugema. Sest põhimõtteliselt sa saad ühe õhtuga kätte selle raamatu nii-öelda core sisu. Et teadmised saab sealt niimoodi kätte, et kas sealt tekib seda nii-öelda, täpselt nagu ma enne kirjeldasin, et seda nii-öelda protsessi, mis aitab mul küsimustele vastused leida, eks seda ole nagu näha. Esimesed 2 ma olen sealt ära lugenud ja väga hea. See nagu kiirendab seda õppimisprotsessi. Okei, ma küsin veel, et kuna sa oled nii palju õppinud ja ise katsetanud, siis mis on sinu kõige suurem fail ja teisalt ka sinu klientide? Sa näed, et mida nad teevad, eks ole, mis üldse ei tööta, näiteks too paar asja välja, siis me võib-olla ei tee seda. Ära mõõda. On võib-olla esimene asi, mis fail ongi see, et nad tulevad ja nad tegelikult ei tea, kus kohast nende raha tuleb täpselt, kus kohast nende maksev klient tuleb, nad ei tea, kes see tegelikult see maksev klient on, kellele nad üldse jõuda tahavad. See on tihti nagu esimesed asjad, mis tulevad kohe vestlusel välja. Samamoodi ta ei tea, kuhu ta oma ettevõttega tegelikult nii-öelda jõuda tahab. Minu kõige suurem fail on vast ööjooksu kampaania. Meil see oli 3-4 aastat tagasi, mis viis mind müügimudelit nii-öelda kontseptsioonini valge tahvli juurde. Ja me müüsime naistepäeval 15% soodustusega pileteid. Facebooki kampaania oli ja pakkuge, mitu piletit müüsime. 5. Nii vähe, kurat. See üldse. Nii, pakkuge veel. 0 veel. No kas või 1000, mõned on ikka 2000 pakkunud, sel ajal vist 5000 oli see jooksjate arv. 6 piletit soodustusega. Klient oli andnud mulle mingi peaaegu 700 eurot ja ma suutsin müüa 6 piletit. Siis ma sain ka aru, et Facebooki kaudu otse müüki, meil oli tehtud Facebooki äpp, kus me proovisime nii, et inimene kohe regab seal samas äppis ära, maksab ära, siis me saime aru, et Facebook ei ole nagu otse müügikanaliks. See kanal sobib strateegiliselt väga paljudeks asjadeks, see on super kanal täna, aga seda tuleb õigesti kasutada. Ja siis ma tegelikult läksingi sinna valge tahvli juurde ja hakkasin mõtlema, et mis üleüldse nende 2 aasta jooksul, mis me klientidega oleme teinud, töötab või ei tööta. Ja sama viga, mis ma olen veel üks teinud, on see, et ma olen klientidele mingi hetk öelnud, et see, mis me teeme, toob kindlasti tulemust. Tegelikult see, mis te turule välja panete, on alati hüpotees. See, et see töötas isegi analoogse kontseptsiooniga e-poe peal ühes äris, ei pruugi töötada teises.
ehk siis ma täna ütlen, et see, mida ma teen, on parim hüpoteeside kogum, mida peab nii-öelda päris turul katsetama. Et sealt oli väga palju, no mitte nüüd väga palju, aga mõned nii-öelda probleemid, kus klient ütles, ma ju uskusin sind, et see raudselt töötab. Tegelikult on nii, et iga äri on võimalik tööle saada, aga lihtsalt sa ei tea, kas sa saad nagu esimese, teise või kolmanda ringi hüpoteesidega selle tööle. Nii, aitab. Jää vait. Kohviaus. Aitäh sulle, Timo, tulemast. Kottide sees on niisugused valged varesed. Need on need, kes eristuda julgevad meist natuke rohkem. Ja märjukest ka, et ära siis kuritarvita ja naudi mõnuga. Mul natuke läheb aega, enne kui ma saan tarvitama seda nagunii. Aplaus! Aitäh!